tere õhtust, hea saate Hästi Eesti vaataja. No nagu sa näed, olen ma täna siin stuudios üksinda. No, jah, no, kust otsast võtta? Oot, selleni me alles jõuame. Ma pidasin silmas saatejuhte, mitte saatekülalisi. Nimelt 2 saatejuhiga on see suur luksus, et üks saab näiteks ära käia välismaal. Nii olin mina hiljuti Iisraelis ja Aarma Jüri viibib täna välislähetuses Tartus, kus ta oma andeid ja oskusi publikuga jagab. Aga läheme saatega käima. Tere tulemast, Jakub Kreem. Vaat nüüd sa võid öelda, et me oleme siin kahekesi. Tere, nüüd me oleme kahekesi siin. Kuule, alustaks päris kaugelt ja päris algusest. Milline poiss olid, kas sa mäletad? Ma olin selline rüblik. Et minu enda kaitseks võin öelda seda, et mu ema ikka ütles, et vähemalt hea, et sul on hea süda. Et see, et sa neid kõiki, ma olin vanasti ikka selline korralik sitamagnet, et ma nagu kõik pahandused tulid kohe minu juurde. Ja tänase päevani võib öelda niiviisi, et ega ma ikka mingisuguse lollusega ma jälle kuskil aeg-ajalt hakkama saan. No siis me oleme õige mehe kutsun stuudiosse, kus ütlesid, et sul on hea süda ja sul oli hea süda. Jaa, mul on selles mõttes, et see on kuidagi emapiimaga kaasa tulnud, et ikka kus viga näed laita, seal tule ja aita ja seda ma olen selle koodeksi järgi olen ma üritanud oma elu elada. No ka poiste värk, olid sa kiusaja või kiusatav, kuidas sulle tundus? Tead, meie selles seltskonnas nagu, kuna ma olin nii, seda on võib-olla raske uskuda, aga ma olin lapsepõlves üsna lühikest kasvu. Ja nüüd sa oled visanud pikaks meheks ma olen juba, jah. Üle 1,5 meetri kindlasti kohe. Et ma olin ju, ma läksin 6-aastaselt kooli, siis veel Helsingis saatkonna kooli, venekeelsesse kooli, sest et muidu vanemad vaatasid, et muidu läheb pätiks kätte ära. Ja eks ma olin seal koolis teistest ikka väga-väga palju väiksem ja eks mulle tehti ikka niiviisi ka aeg-ajalt. Et eks seda koolikiusu oli meie ajal ja on paraku tänapäeval ka ainult, et tänapäeval mul on selline tunne, et tänapäeval on koolikiusamine läinud rõlgemaks, kuidagi hullemaks, kuidagi kõik see internetimaailm ja kogu see, kuidas saab kui see on väga hull. Vanasti said silma siniseks või siis said ninast asi tahe ja unustatud. Ja unustatud, jah. Et siis oligi, tavaliselt sai ka muidugi asja eest. Jah, aga tulles nüüd sinu lapsepõlve juurde tagasi, et meil on täna saates väga palju juttu headusest, et kas sa tundsid, et sa said ise kellelegi head teha, kedagi kaitsta ja kas sulle tehti head? Jaa, ikka, et ma elasin Pääsküla raba kõrval ja iga kevad olid raba tulekahjud, siis näiteks ma käisin kogu aeg kustutamas neid ja olin selline enda meelest ja kõva metsavaht, täitsa hull. Selles mõttes, et leegid olid kõrged ja raba põles, mets põles kõvasti. Ja see kuivad pilliroog kevadel läks nagu, aga ikka sai tuletõrjemeestel abis käidud. Oleks pidanud ikka tuletõrjeveks saama hakkama. Ei, head ikka on tehtud ja mina küll olin omal ajal ka see, et kui ma nägin, et koolis oli midagi, kellelgi oli mingisugune hinges, mingi kurbus, siis ma läksin ja rääkisin. Ma mäletan küll, mul oli paar sellist sõpra, kellega siiamaani läbi käin. Ja nad on öelnud hiljem, et nad viimane inimene, et see ülielav poiss, kes ei püsinud pudelis ka ja tunni ajal ma vatrasin pidevalt ja segasin tundi ja et viimane inimene, kes oleks võinud tulla ja öelda, et kuule, et räägi, mis mureks on ja ära kuulanud, et see omal ajal oli jah, teistmoodi see asi. Jah, aga vaatame vahepeal ühe video, mis räägib headusest ja ega Aarma nüüd kogu aeg Tartus ka ei ole. Jüri tegi ühe väikse loo ja mõtiskles sellel teemal Janek Mägiga.
Tere, kallis televaataja. See hea kohv sunnib mind praegu istuma ühes kohvikus, aga mitte ainult kohvi joomise mõttes. Õnneks on ma loodetavasti sama head kohvi joomas ka mu vestluspartner Janek. Tere, Janek. Tere. Tead, Tšehhov on kunagi öelnud, et kui sa oled elanud juba keskealiseks ja ei ole elus mitte midagi korda saatnud, siis võib-olla oled sa korralik inimene. Ja, Tšehhov ütles niimoodi. Ta oli vana irvhammas. Ja kusjuures ta ei elanudki päris keskealiseks, sest ta oli ikkagi väga noor, kui ta suri. Seda küll, aga ta ütles seda teiste kohta. Ja mina ütlen praegu seda sinu kohta. Kuidas sa ennast tunned? Sa oled ju väga palju korda saatnud. Oled sa jätkuvalt korralik? Vot ma ei tea. Ma arvan, et inimesed, kes enda kohta midagi üldse arvavad, teevad suure vea. Sellepärast, et see pilt, mis inimesel on endast nii seestpoolt vaadates kui ka väljastpoolt vaadates, on mõlemad vildakad, umbes nagu hääl, mida me kuuleme. Sa oled päris mitmete fondide liige, mille hiilgus ja võib-olla ka viletsus ei kosta ega paista kaugele. Lihtsalt ajavad vaikselt oma asja. Kas ma defineerisin midagi praegu õigesti? Noh, loomulikult. Eesmärk on midagi ära teha. Vaikselt niimoodi nagu vana talupoja loogika järgi, et oluline ei ole mitte see, et naabrimees teab, mitu pulli sul laudas on, vaid oluline on see, et nad ikkagi kõvasti juurde võtaks. Minu mõte on olnud see, et ma olen tahtnud seda keskkonda, mis on minu ümber, kui see on minu võimuses, teha paremaks. Kui me käime mööda tänavat ringi ja räägime inimestega ja küsime, kas nad on head, siis ma arvan, suurem osa inimestest vastavad, et nad ei ole pahad. Ometi on maailm kurjust täis. Heaks peab ennast ilmselt ka see Korea poisike ja samamoodi ka ülbe Trump. Kõik on head, aga lõpptulemus on konflikte täis maailm. Ütle, kust seda headust leida? No, üks keeruline asi on see, et see, mis on hea Trumpi jaoks ja see, mis on hea selle Korea poisi jaoks, need võivad olla täiesti erinevad asjad. Ja konfliktis võivad olla kaks inimest, kes mõlemad ennast peavad heaks. Ja üks väidab, et teine ei ole ja teine väidab, et teine ei ole ja vaidlus on väga sügav ja kui sa kõrvalt seda vaatad, siis sa tegelikult ei saagi aru, et kumb siis nendest õigust räägib. Ma arvan, et see headus ei olegi see märksõna. Selles mõttes, et võib-olla heategevuse kontekstis räägitakse ka liiga palju sellest, et oleme head, oleme helged. Ma ütleks, et õige on see, et teeme midagi olulist ära. Midagi sellist, mis tundub mõistlik, tark ja kaval. Ja näiteks kui me oleme kogunud raha reanimobiilidele lastehaiglas, siis ma arvan, et enamus annetajaid ei mõtle, et ma olin nüüd väga hea. Nad mõtlesid hoopis niimoodi, et teeks ära. Seda on ju vaja. See on ju mõistlik. Maailmas on kaks poolust, on kurjus ja headus. Mis sina arvad, kuidas seda kurjust vähendada? Kui seda valemit vaid teaks. Et selleks ei ole sellist ühte ja head võtit või retsepti, sellepärast muidu see oleks juba ammu ära vähendatud, see kurjus. Ja seda ei tea mitte keegi. Ilmselge on ka see, et selliste, minu meelest vähemalt, see ultra liberaalsete vaadete pealesurumine, see, et ma armastan sind ja ma armastan su kas või surnuks, aga sa pead ka need, et see ka ei tööta, et ei tööta mingisugused, et me keelustame ära mingisugused vaated või aated või see. Ja see ainukene asi, millega saab näiteks kurjust vähendada natukenegi, minu meelest või vähemalt interneti kurjust, oleks see, kui absoluutselt kõik kommentaariumid peaks olema oma nime alt. Et ei ole
pupsik 11, kes kirjutab niiviisi ja annab kõigile silmade vahele. Kui ma näen mina ei ole aastast 2004 ühtegi kommentaari lugenud. Sellepärast ma lähen ja ei maksa ka. Seal ei ole midagi uut, ma olen kuulnud. Et isegi väga headest asjadest keeratakse üles nihukene jama ja inimesi süüdistatakse, inimesi avalikult hukatakse enne seda, kui keegi ei saa mitte midagi oma kaitseks teha. Et selles mõttes on see internet on ühelt poolt on ta väga hea asi, aga teiselt poolt on muidugi üks saatana leiutis. Oled sa sellega nõus, et poiss või tüdruk, kes käib trennis või kes midagi loob või kes millegagi tegeleb, ei saa nii palju lollusi halba teha, sest et aega ei jää lollusteks? Vaat nende trenni inimestega ei ole ise väga kõva spordimees olnud lapsepõlves, mul oli muud teha. No, et muusikaga tegeledes sai küll teha kõik lollused ära. Ja rohkemgi veel. Aga need olid hääd lollused? Ei, need ei olnud kurjad lollused. Need olid lihtsalt lollused. Igasugused lollused. Erinevad. Millal sa oma esimese laulu kirjutasid? Ma arvan, et ma olin 13 või 14 äkki. Ma käisin üks suvi, käisin Malevas, Saaremaal, ühes õpilas Malevas, käisin partisaniks ja seal, kuna Hendrik Saller oli mulle õpetanud vist 2 kitarriakordi selgeks, mida mulle meeldis mängida ja siis Tarvo Krall õpetas mulle veel 2 tükki niivis, et mul oli 4 akordi, ma sain põhimõtteliselt nende 4 akordiga ükskõik millise laulu ära laulda. Sest et viisist ma ei lasknud nagu väga ennast häirida ja ühesõnaga mingisugune E-A-moll ja D-moll ja läks 3-4, kõik asjad läksid seal samad. No me räägime täna aitamisest ja heast hää tegemisest, et ütle Jaagub, miks sa heategevuseks valisid just nimelt selle suuna või selle sihtrühma või kuidas praegu selle öeldakse, lapsed, et miks sa tahad lastele kirjutada? Ütleme niiviisi, et ma saan pea iga nädal läbi Facebooki, läbi meilinduse neid abivajajaid ja abiküsijaid on väga-väga palju. Eks ma aitan nii palju, kui ma suudan. Aga kuna ma olen nüüd olnud üle 10 aasta Lastehaigla toetusfondi nõukogu liige, siis meil on bändiga nagu kokkulepe, et me teeme aastas umbes 3 heategevuslikku mingit asja, käime mängimas kellelegi nii-öelda tasuta ja mingisuguse aate nimel, aga enamasti nagu on ikkagi Lastehaigla toetusfondi, sellepärast et keda siis veel, kui mitte lapsi, et lapsed on ju lapsed ongi kogu meie tulevik, selles mõttes, et kindlasti on neid valdkondi, kus riigil on tegemata töö, neid on palju, aga kõigega ei jõua tegeleda, aga lapsed on prioriteet, see on tähtis, see on meie riigi ja meie maa tulevik, et see sellepärast lapsed. Ja ega heategu ega annetus ei pea ju olema alati nimelt rahaline, see võib olla tegu, see võib olla mõte, see võib olla suhtumine. Just, absoluutselt ja võib-olla siia saate lõpetuseks või selle asja lõpetuseks ma ütleks, et tegelikult tehke üks kas või väga väike heategu päevas, see ei võta tükki küljest ära ja õhtul on väga palju parema tujuga magama minna, et üks heategu, see võib olla kas või naeratus kurvameelsele inimesele ja see juba töötab. Nii et vähemalt üks heategu päevas, hulluks ei tasu minna, aga tasa ja targu. Ja mis kõige toredam, see tuleb sulle endale tagasi. Absoluutselt. Nii et aitäh sulle. Aitäh, tänan kutsumast.